Sa oled siiamaani päris hästi enda eest seismisega hakkama saanud ning võib-olla oleks nüüd mõistlik teha üks pisikene paus ning lasta kõigel sellel, millega sa hakkama oled saanud, nii-öelda kontidesse jõuda. Puhkama peab ennast selleks, et edaspidi endiselt saaks samamoodi edasi paarutada ja puhkamisega on veel see tore lugu, et kui sa ise vabatahtlikult endale puhkehetki ei võta, siis ühel hetkel hakkab keha sinu eest seda otsustama, et tema ei jaksa ning ma ei usu, et see viis, kuidas sinu keha endale puhkust võtab, sulle väga meeldiks. Mul on väga mitmeid tuttavaid, kes on näiteks jala murdnud või tõsiselt haigeks jäänud just sellepärast, et nad tundsid küll, et oleks vaja puhata, aga ikka, et ei, see on vaja veel ära teha, too on vaja veel ära teha ja enne peab seda tegema ja siis on vaja seda veel teha. Ja siis lõpuks ongi, keha ütleb, et nii, nüüd me puhkame küll haiglasega, me vähemalt puhkame. Nii et mõtle selle peale, kas sa tahad puhata nii, nagu sinu keha otsustab lõpuks, kui ta enam midagi vastu ei pea, või siis sa võtad ise vabatahtlikult mõne päeva, mõne tunni ja lihtsalt oled ja laed oma patareisid, sest et kui sul ei ole energiat, mille pealt kõike seda teha, mida sa teha tahad, siis sul lihtsalt seda ei ole ning tulemused ka näitavad seda, et sul ei ole seda energiat, mille pealt teha asju. Ning kui sa võtad endale selle puhkehetke, siis selleks, et võib-olla ka näidata seda, et sa ei ole laisk või mis iganes, siis sa võid õppida mõned uued nipid selgeks, eriti sellised, mis ei eelda väga pingutamist või selles mõttes, et see õppimine ei eelda väga pingutamist, vaid lihtsalt loed midagi uut, mida sa siiamaani ei ole kunagi kätte võtnud või vaatad mõnda õppevideot, millest sa kogu aeg oled mõelnud, et kunagi tulevikus, siis kui mul aega on. Ja nüüd ongi täpselt see ajavõtmise hetk, et sa ei pea ringi jooksma, sa võidki rahulikult panna klapid pähe, istuda oma arvuti ette või teleka ette või kuidas iganes sa tahad vaadata mõnda videot, võtad raamatukogust raamatu, loed, et sa saad ka puhkamise hetkel teha nii-öelda produktiivset tööd, aga see töö peab olema siis mitte selline, mida sa teed igapäevaselt, vaid ongi, et kas sa õpid midagi juurde, uurid mingisuguseid asju, mida sa oled kogu aeg edasi lükanud või mõnda muud moodi, mis nii-öelda toob sind sinu tavapärasest rutiinist, sinu tavapärasest töötempost kuidagi välja. Ning kui sa oskad ennast kuulata ja leida selle nii-öelda tasakaalu oma rutiini, oma puhkamise ning võib-olla ka selle uute kogemuste või uute teadmiste õppimise vahel, siis juhtub see, et sa leiad oma maailmale uued, võib-olla tunduvalt laiemad piirid, kui sul seni olid. Sa oskad nende piiride vahel piisavalt hästi laveerida ning see ongi nii-öelda elu mõte, et kuidas võimalikult mõnusalt suuta teha asju, mida sa tahad, õppida juurde asju, mida sa tahad ning hoida ka oma keha, oma energia ja oma füüsiline maailm sellises mõnusas tasakaalus, kus on küll piirid, on küll rutiinid, on küll nõudmised, aga sa oskad nendega nii hästi, ma ei tahaks öelda laveerida, kuid sa oskad nendega nii hästi mängida, et su keha on kogu aeg puhanud, su nii-öelda aru on kogu aeg puhanud, kogu aeg töövalmis, kogu aeg nii-öelda, ma ei taha öelda just maksimaalse võimekuse piiril, sest et kui sa oled kogu aeg maksimaalse võimekuse piiril, siis ongi selle see hetk, et siis sa pead tulema tagasi sellesse puhkehetke
Et kui sa oskad niisugust head ja tasakaalukat elu hoida, siis sa saadki aru, et näed, see ongi elu mõte, et teha tööd, puhata, õppida uusi asju, nautida seda elu, mida sa oled endale loonud ning siis tulebki see heaolu, see mõnus tunne, mida me tegelikult kõik nii-öelda tahame. Et siis võta täna natukene rahulikumalt, võib-olla uuri mingisuguseid asju, mida sa oled kogu aeg tahtnud ning siis sa näedki, kuidas sinu elu saavutab niisugused head piirjooned, mida sina tahad, oskad selle üle rõõmu tunda ning tulemused tulevad nagu ludinal ning mis siis ikka muud kui usalda elu.